No tere jälle siis, alustame uut osa, esmaspäev. Nagu eelmine osa sai räägitud, ruumi on jube vähe, ega paremaks ei lähe ka. Nüüd on siin jälle uus rata sees, aga eile pühapäeval tellisin veel sellele Kümkole, kohalikud ma sain teada, ütlevad Kimko. Võib-olla on, sest noh, meil on ju, me võtame Ü-d, aga siin igal pool Ü-d ei ole. Mina kasutan vähemalt Y on Ü ja noh, nagu ikka, kui sõnades on. Aga siin on Kimko. Kimkole tellisin siis tüüsikomplektid ära. Võtsin vist ühe komplekti. 2 tellisin kokku, teised tulevad kauem, aga üks komplekt peaks jõudma nüüd siis homme või ülehomme, et loodetavasti homme. Seal oli ma tellisin 2 komplekti, Amazonist tellisin ühe ja ühe tellisin siis endal nii-öelda, kuidas öelda, koostööpartneri juurest või siis kellega mul kliendileping on. Et üks komplekt oli, kus oli kuni läksid äkki 80-st 102-ni või äkki midagi niimoodi, ma nüüd ei mäleta, või läksid 100-ni. Igatahes jah, natuke vähem, ma kardan, 95 on sees, ma kardan, et 100 võib veel väheks jääda, et see viimased oli ikkagi 98 või 100. Ja siis ma tellisin teise komplekti, mis läheb vist 100-st 120-ni või veel edasi, ma ei mäleta, igatahes võtsin niimoodi, et ma saan mängida nendega vajadusel. Ja mõlemad peaks jõudma siis nüüd kas homme teisipäeval või kolmapäeval. Vot, Amazoni vaatame jälle, kas läheb, korjos oleneb, igatahes vahet ei ole. Ja siis, ootame nüüd, ma eile võtsin veel õhtul karpa maha, vaatasin täpselt, mis karpa on, Keichini karpa on ja mõõtsin tüüsi üle. Keichinile pakub neid põhitüüse või neid main tüüse siis erinevad Keichini karpad. Aga siin on 4-milline M4 ja siis jah, igatahes siin on sees. Ma saaks näidata, aga ma ei viitsi. Aga ma näitan siis, teeme ära. Siuksed, need tüüsid siin, tellisin neid, et ootame neid. Anname selle kaane tagasi, siin hästi. Ja siin toodi mulle täna Rieiu ära, sa siin käis näitamas, on ju laupäeval ja nüüd tõi täna ära. Ja siin on siis karpat timmida, aga pööre jääb peale, et pööre on kõrge. Aga kui siin gaas juba vaadata, siis siin on põhimõtteliselt null tühikäiku. Et siin on juba gaas on iseenesest peal. Et see on siis teema, mida ma teha. Teine teema oli siin, tal murdus võtisüütelukk ära. Selle ma juba sain kätte siit, see oli täitsa sees seal. Lebo, see sai väga kergelt õnneks kätte. Järgmine asi on veel, mis ta tahab, et seda auku suuremaks teha, et ta saaks siis seda liblikmutrit kasutada ja panna istet, siin on ta liblikmutter, ja panna istet siit ise kinni vajadusel, et saaks näpp käega ligi, praegu ta ei saa käega ligi, et teeb auku suuremaks lihtsalt selle plastikule. Ja rohkem praegu midagi uudist ei olegi, et siuke ta on, tundub rattalaager taga läbi või miskit, midagi siin on, ratas natuke lödi, eks ma annan tal teada, ma maha midagi kisu. Ega jah, kett on ka siuke nagu ta on, midagi ilusat ei ole. Et ma vaatan asjad üle, mis siin on. Esiots tundus jube lödi juba siin sisse sõites, kuidagi lenksulaager vist on väga lahti ja ma ei tea. Et vaatab, tõstab üles, siis vaatab edasi. Või esiotsa ka maas lahti, loksutab läbi. Tundub hea kerge olevat, siin vist äkki on kuskilt, idekas siin on raam, jookseb kohe all ja paneb selle siin alla, tõstab üles ja korras. Aga vaatame edasi. Hommikul sai siin Birgitil oli töö, aga see jäi ära, sest et see tüüp vist magas liiga sügavalt ja ei võtnud telefoni vastu ja läksime ja jalutasime siin looduses. Täna oli väga ilus hommik. Oli päikesepaisteline ja väga mõnus. Päike küttis normaalselt. Ilm iseenesest soe ala, aga päike on siin mega. Vot, aga jah, seda ma ei filminud. Ei viitsinud, lihtsalt jalutasime ja nautisime ilma ja loodust. Vot, aga hakkan siis tööle. Teeme selle Rieiu ära ruttu ja kuigi ta ütles, et see võib nädalaks ka sijada, aga teeme parem ruttu ära, siis saab kohe ruumi juurde. Ja läksime siis, praegu on Kimko nõues, Kimko on siis mulle siin natuke parem, mugavam teha. Vot, aga teeme tööd. No, mis te arvate, et siin asjad käivad ruttu või? Siin on õhtu käest, õues on täiesti pime. No täiesti pime. Käisin vahepeal Danieliga trennis ka, mis jäi ära, sest et väidetavalt treenerile sõideti tagant autoga otsa ja autole sõideti otsa tagant. Ja jah, siis jäi see ära. Me läksime kohale ja
Birgit kirjutas mingi 6.05, et kuule, et kus sa oled, siis ütles, et sõideti otsa. Et ta ootab kraanat, ma ei tea, et noh, miks varem ei kirjutanud. Et 20 minti tagasi sellest hetkest kirjutas või noh, sõideti otsa ja ütles, et oli närvis ja ärevil. No võib-olla tõesti, ega jah, ei ole ju tore, kui sul otsa sõidetakse, siis sa pead teiste asjadega tegelema, mitte kirjutama kõigile, et kuule, et ma ei tule kuskile. Ja et võib-olla tõesti. Vot, nii. Mis nüüd? Ma juba näen, et midagi lekib mul siin. Ma just panin tööle ratta, aga ma panen kraani ruttu kinni. Ja siis vaata, mis siin on. Igatahes ma tegin, räägime siin asjad ära. Ja siis ma vaatan, miks mul lekib see, kus ta lekib ja mille pärast. Aga nii, näita ratast nüüd. Põhimõtteliselt, mis siin oli siis? Siin ma tegin siis siia alla augu. Nüüd ta saab siit tooli kinni panna liblikaga. Kus iganes liblikas on kuskil tooli peal, ma tean, tool on siin. Liblikas ja siis panin talle ka seibi veel, et oleks parem. Ja siis sellega oli hea. Üks suunatuli oli pesast täiesti välja tulnud. Siin oli, mutter oli otsas, aga noh, mutter oli kuidagi mitte kinni. Ja see rippus siin põhimõtteliselt. Selle panin siis kinni. Siis, mis veel? Siis lenksu hakkasin tegema. Vaatama, mis siin viga on. Ütlesin, et on vaja pingutada, sest noh, lõtk oli sees. Tegelikult oli see täiesti lahti, näpuga keerasin seda siin ja noh, mitte mingit probleemi polnud. See sai Newtoni kinni pandud, läks lõtk ära, aga ma arvan, et mingi hetk ta tahab ikka saada pingutamist, sest et noh, jah, see ei läinud väga kõvasti kinni, see on suht väikse Newtoniga seal. Siis oli siin räige klapikõlin sees, no ikka räme, et ma lasen seda heli, nüüd kus see klapi heli on sees. Ja nüüd ma tegin klapid ära. Klapid olid niimoodi, et vaatame kohe, mul on siin kirja pandud ja ma juba jõudsin kokku panna. Nii, sisselaske klapp 0,12 maksimum, siin oli 0,25, panin täpselt piiri peale. Mis siin 0,14, rohkem kui 0,88. See on nagu, see oli mingi siuke vahe seal. Mul ei ole lihtsalt suuremat kaliibrit, et mõõta seda vahet. See oli räige vahe. Ja mul on klipp ka, kus, küll vist püsti vahet ei ole, kus ma liigutasin seda, kui palju sellel lõtku on. Et jah, korralik. Ja nüüd ma panin ta tööle ära ja vaikus mõnusalt käib. Aga lekib, nüüd lekib kuskil mul ülevoolust. Jah, ülevoolust tuleb kütust välja millegi pärast. Ma ei tea miks, aga eks nüüd saab hakata uurima. Karpa see sisselaske muff. Siin oli mõra sees. Selle ma paningi praegu lihtsalt tihendi selle hermetikuga kinni ja see oli täiesti terve see kronsa siin. Sisselaske muffi, see oli lahti, see lihtsalt lõtkus siin üles alla. Siin ei lõppe veel asjad. Siis, siin, mis klamber oli, selle, noh, see ei olnud otsas ka niimoodi, nii ilusti olnud. See oli täiesti lahtiselt siin otsas, siin oli lihtsalt vahe sees. Sest see klamber, mis siin oli, see ei hoidnud mitte midagi, see oli lihtsalt ilu pärast klamber pandud. Nüüd on siin uus klamber, sinna panin uue klambri. Ja nüüd on sellega hea, siis õhufiltri kopsik oli liiga taga, ehk ta tõmbaks kogu aeg muffi tagasi, ma ei oleks saanud sinna otsagi seda õhufiltri õhu otsa karpale. Ja siis ma puurisin kõik augud suuremaks ja lükkasin õhufiltri kopsikut täies mahus ettepoole, et ta oleks korralikult otsas ja ei kisuks tagasi terve aeg, sest muidu ta tõmbab jälle lõhki selle mõra. See on ajutine lahendus, see ei jää siin nagunii kestma, et ma ütlesin, ma võin proovida seda parandada ja las jääda, et saab muidu mingi hetk peab uue tellimas ja vist on kõik, noh, siin on jälle tuunitud, auke puuritud juurde, et oleks hea ja kõik siuksed asjad.
et normaalselt tuli, rehvid on vanad, ees on 10 aastat vana rehv, 12 aastat vana rehv, mõrasid täis juba, siis taga on 10 aastat vana rehv, mõrasid täis. Neta teeb, ja noh, taga rattalaager on lõtkuga tundub, ees vist tundub ka midagi olevat kuidagi või midagi muud on seal viga, sest et natuke ratas loksub üles alla, et seda siis vaatab ja need teeb, rehvid teeb detsembris, ta ütles. Sest noh, siin saab ka detsembris sõita. Mitte iga päev, aga soojematel päevadel. Ja mis veel, ega rohkem vist ei olegi. Korralik projekt jälle. No nii palju asju lihtsalt tuleb algul, et võta mul võti välja, võtme see katkin osa, tee auk suuremaks ja timmi karpat. Aga mida ma timmin, kui siin on õhu, lekked rämedad, klapid täiesti paigast ära, ma ei tea. Aga noh, nüüd käib mõnusalt, vaikselt, lekib kütust, kõik on ideaalne. Nii et üks varsti, kui nüüd on sees seal see float'i see kinni jäänud ja laseb kogu aeg peale, siis ma pean nüüd karpa ka maha võtma ja hakkame seda puhastama, sest et noh, kütust lekib ju. Aga praegu on hea, et töötab, mõnusalt läheb tööle, vaikselt, mingid klapiklõbinad pole. Ja siis on hästi, põhimõtteliselt. Ega ma täna siin väga ei testi enam, ma ei hakka seda õues tegema pimedas. Homme on ka päev ja ajame teise ratta järgi ja võt. Nii, praegu on selle korras, eks ma räägin siis, kui millalgi tehtud on ja mis siin juhtus veel. Aga davai, ma tegutsen veel veits edasi, vaatan kütuseleket. No nii, me saime kodust välja ka nüüd natukene. Ilm ei ole siuke kõige ilusam. Aga me käisime esimesena Pravias siin linnas natuke avastamas ja toidupoes ja asjime asju sealt. Ja nüüd tulime siia, et ma filmisin põhimõtteliselt ainult linna seal, et jalutasime ringi ja siis tegin klippe linnast, nii et vaadake seda nüüd siis lihtsalt. Poodi minna sööma. Ja nüüd me oleme siis Mirador del Espiritu Santo juures. Vist oli siuke koht. Ja põhimõtteliselt me tulime jah siia matkama. Jah, del Espiritu Santo. On see, Mirador on siis vist mingi vaateplats või midagi, ma seda ei tea. Et Mira on vaatama ja lapsed leidsid siin. Ära katsu. Las ta chillib siin. Ja jah, siuke koht, üks klient, kes mul on, see soovitas, ütles, ma ütlesin talle, et ma täna ei tee väga tööd, et mul on 8 tundi siin aega siin kandis ja siis andis mulle 100 kohta, kuhu võiks vaatama minna. Et jah, üks on see siis, Pravia linna soovitas, et seal ringi käia ja nüüd me oleme siin praegu siis siuke mingi, mina ei tea, mis asi see on, kirik ta päris ei ole vist, äkki midagi muud, ei tea. Ja lähme jalutame, ma arvan, et me lähmegi sinna poole ja vaatame, kuhu me siit jõuame, siin mööda mere äärt siis. Ja siit samast, see Naloni jõgi, mis meil külast läbi jookseb, me oleme praegu mingi 70 kilti siis
70 kilt eemal kodust, ütleme siis jah, Avilesist ka veel edasi sõita ja vaatasin, et see Naloni jõgi, mis meil jookseb, see suubub siin siis nüüd merre ära. Et no ta on väga pikk jõgi siin, et päris korralikult jah, aga praegu panin tähele, kui sõitsin, siis Mapsis või Waze'is oli kirjas Naloni jõgi ja siis kuskil seal kohas suubub ta nüüd siia merre ära. Vot, aga lähme jalutama, naudime teiselt poolt ka. Praegu käisimegi, seal üleval puude vahel on lauad ja toolid, kus istuda, sealt tegime oma söögi ära ja lähme jalutama. Ei, seal lähe veel. Birgitil on jah, täna on 10-6 on üks koristusots, nii et meil on 8 tundi siis surnuks lüüa siin. Et saab matkata ja avastada. Kohtasid on veel palju, kuhu minna, aga kell on juba praegu 1 äkki või 1 läbi, need 3 tundi on meil raisatud. 5 veel jäänud umbes. Nüüd lähme, avastame, vaatame, kas näeme siit ülevalt ka selle Naloni jõe suubumise ära merre või mitte. Selle peale jalutada. Vaataisin need on läppä. Nainen koon. Tule. Ja ongi käidud. Nüüd lähme üles tagasi, see on juba väsitav, aga kõndisime sinne tippu ära siis ja tipus midagi olnudki. Kõige rohkem olimegi siin nurgas, et seal lõid lained ülesse. Kahjuks me ühte korda pihta ei saanud seal, sest et me ei olnud kunagi seal õigel hetkel, kuigi me mingi ühe korra olime pool tundi seal äkki ja teine kord ka mingi 15 minti. Näeme küll, et seal tee on märjaks löönud, aga ei, meie pihta ei saanud. Tuulin on all, aga ilm on mõnus. Ma arvan, siin nüüd, kui siin mäest üles ronime, siin läheb aina soojamaks. Siin mingi, no ennem kui me jõudsime oli 20 kraadi, siis panime korra jopet selga, aga siuke, ma ei tea, istudes läks kuidagi väga külmaks, et ma ei tea, kui sõime. Aga nüüd on küll mõnus soe siin. Ja jah, siin ongi see on see Naloni jõgi, siis, mis meie maja juurest ka mööda jookseb ja linnast läbi või külast ja suubub siia merre ära. Et jah, võt siuke, meri on ka, või veetase on ka korralikult tõusnud juba. Et päris lahe. Äge, ja seal on kohe Asturiase lennujaam. Kohe selle mäe taga, sealt tõused lennukid kogu üles, Mapsist vaatasin ka. Et tõesti on. Vot, aga lähme siis mäest ülesse. Lapsed juba kõnnivad seal. Natuke oleme kõndinud. Ja jätkame. Ja nii, me muutusime. Me oleme vist Murost Nalonis. Ja siin on mingi
ma ei tea, mingi väike lossik äkki või midagi, et ma ei tea, ma ei saa edasi minna, sest seal on tupik hoopiski. Aga kas siit, no sealt on midagi näha, mingi siuke, ma ei tea, kas see ongi ainuke, aga noh, ka siin on täitsa sügislehed käes. Siin ilus roheline muru. Boom, sügis. Ja siin on siis, ega see ongi. Ma ei tea, kas siin on midagi veel või mitte, aga see on üks vaatamisväärsus. Lähme kõnnime edasi, vaatame siin külakest, vaatame, mis siin toimub. Seal on mänguväljak, kindlasti lähme sinna lastega mängima, sest nad näevad seda. Vot, aga ega rohkem ei ole, tavaline Hispaania külake siin ja või linnake, ma isegi ei tea, mis asi. Kell on palju kraadi, 19 kraadi ja 15.45. Me olime üle 2 tunni, matkasime seal. Noh, enamasti seisime, vaatasime vett, aga palju jäänud on? 2 tundi ja 15 minutit. Lähme jalutama. Ja saigi matk tehtud, järgmine päev on. Eile seal viimases kohas oligi mingi suht lamp, mingi, ma ei tea, lossi või kindluse moodi asi, aga ega seal midagi näinud. Kõndisime selle tänava lõpuni või noh, kus see loss oli, aga midagi huvitavat see rohkem ei tulnud ja lapsed läksid mänguväljakule mängima. Ja siis, ma ei tea, äkki mingi tunnike olime ja siis vähem veel. Siis mingi hetk Birgit ütles, et tal saab juba kell 5 valmis, et tund aega varem. Et siis ega ei olnudki rohkem, ei hakanud linna peale seal minema, seda avastama ja lasin neil seal mängida nii kaua, kui oli aeg ära minna, läksin Birgitile järgi ja tulime tagasi. Vot, ja siis eile, no praegu ka lihtsalt täna on 4. äkki on 4. kolmapäev või on 5. Ma saan ju vaadata, 5 on täna. Eile öösel, mingi 10 aeg, kõik aknad, uksed lahti majal, sest et lihtsalt õues on nii soe, niiskus on nii madal ja lihtsalt lasime sooja õhu sisse, no täiesti ulme, no ma ei tea, nii mega hea ilm. Praegu ka, ma ei saa ust lahti hoida, tuul on räme, aga soe ilm on no, lihtsalt mõnus nagu. Et praegu on siuksed imelikud soed ilmad, aga vaatasin, mingi aeg lubab ikka ööseks juba 4 kraadi ka. Päeval on ikka 15 pluss, ei ole ka mõni päev oli vist isegi 13, aga see võib kõik muutuda, see on siuke mingi nädalaja prognoos, et ei tasu neid uskuda, aga tulevad külmad ajad siin varsti peale. Aga mis siin on, kuna tuul on nii räme, siis ma võtsin oma asjad, käisime ühel pakil järgi, ma näitan, mis ma sain ka. Käisime pakil järgi, ühes pakis oli Stage 6 tüüside komplekt ja teine oli, mis oli siis postkasti pandud, oli Hiina tüüside komplekt, mis läheb siis iga 5 kaupa läheb kuni 150-ni, vist on iga 5 kaupa, jah. Ja Stage 6 on, mis siin kirjas on, 82 kuni 100. Netis oli minu meelest kirjas, et kuni 102, aga 100 on siin sees. Et viskangi, ma arvan, kohe 100 sisse, praegu on 95 ja siis vaatab. Ja siis, kui jääb lahjaks, siis ma arvan, panen siit komplektist 100-se, sest et kuna see on Hiina komplekt, siis need mõõdud arvatavasti ei ole väga täpsed, et see 100-na võib olla näiteks 95 või 105 või rohkem veel, et mul ei ole millegiga mõõta neid, aga vähemalt on valik nüüd olemas, millega äkki saab käima selle Kimco siis, Kimco. Vot, et jah, ja siis oli mul see pakk, oli pakk on kuskil juba sinna ära visatud, ma kogun karpe, et asju saata, just oli hea saata, võtta sealt pappkarp, kettad, Horneti kettad sisse panna ja kõik pehmendused ja ära visata. Igatahes see karp seal, või tähendab, mis ära visata, ära saata. Ja see karp jätsin diivani peale õue ja tulen tagasi, kõik ära lennanud, see oli maas, siis oli 2 õlifiltrit maas, seda polnud kuskil näha, see oli maest alla lennanud,
koos karbiga, karp oli kuskil ühes kohas ja see oli teises kohas, õnneks leidsin ülesse, 2 kleepsu sai siukest kaasa, 1 lendas ära, kahjuks oleks võinud alles jätta, saab kunagi uues töökojas kuskile kleepida. Praegu ma olen siia kõik kleepsud, mis saanud olen, siis topin siia, see saab varsti täis ja siis vaatame edasi, kuhu küll leiab siin tööriista kasti peale saab kleepida, peab ju kleepima, siis on lahe. Aga võtame siit selle pealt ära. Nii. Ja vahetame selle tüüsi ära, mis on siin 45 siis. 95. Paneme 100 sisse ja hakkame testima. Läksime. No nii, sai siin mõned tõmbed tehtud, isegi panin seekord kaamera külge, nagu eelmises videos küsiti või öeldi, et võiks panna kaamera filmima, panin siis kiivri külge. Ma ei tea, kuidas tuli, midagi ikka tuli. Ma loodan, et väga kõva tuul ei ole, midagi kuulis ka seal. Igatahes, ta sõidab normaalselt. Esiots lihtsalt hüppab nii rämedalt, et ma ei saa aru, kas mootorratas ise ei tööta hästi või on see esiotsast, aga no see on ikka, ma ei tea, nagu terve ratas lihtsalt nagu sõidab niimoodi. Et ma ei viitsi sellega tegeleda praegu, see on suva, praegu on vaja tööle saada, siis alles järgmiste asjadega tegeleda, uurida, kas ta üldse tahab sellega, et ma tegeleks. Igatahes, esimene kord läks 95-lt 100 peale, siis midagi eriti, mina ei tea, töötas nagu täiesti okeilt, kõik oli täiesti normaalne. Küünal ikka valge, kuigi ma testin seda kogu aeg valesti tegelikult, et seda võiks järjest mingi 10-sekundilise tõmbe teha 3.-4. käiguga ja siis vaadata küünalt kohe, suretada täis gaasi pealt välja seda, anda kill switch ja sidur alla ja veereda peatusesse ja siis, aga seda ma ei ole teinud. Ehk siis nii 100% seda küünalt ei saa lugeda nagu õigesti, et jah. Siis ma vaatasin, on ju, ikka liiga. No ta võiks olla, nagu isegi niisama võiks ta märjem olla, ma tahan, et ta muutuks juba, ta on ikka suht sama. Siis panin 105, ikka sama teema. Siis
siis jah, tulingi tagasi, ikka sama teema ja siis läksin, tõmbasin mäest üles teisega, ma ei tea, no kas 10 sekki tuli täis, aga sai tõmbe tehtud, kolmandaga mitte, aga noh, teisega vähemalt täisgaasiga. Ja jäin kohe ruttu seisma, tõmbasin küünla välja ja vaatasin, ikka liiga valge. Ja siis manuaalis on tegelikult kirjas, kus see manuaal on, et main võiks olla 110, aga ma ei ole kindel, kas see on selle ratta manuaal, sest et osad asjad on natukene nagu imelikud olnud, kuigi tundub, aga ma ei tea. Igatahes, praegu, kuna siin otse toru ka, kas siin on näha? 115, ega ei näe, 115, igatahes on 115 nüüd sees, kui siin kindlasti seda ei näe, ta võiks nagu normaalselt ära igatahes, ma panin 115 praegu, kuna ma 110 ei pane, noh, ma ei tahtnud kohe hakata ka 110 pihta, sest et ma ei tea, kas tõesti on keegi siis vahetanud siin selle tüüsi millegi pärast 110 pealt 95 peale, kui siin on pandud otse toru ja siin oli koonusfilter ennem. Et nagu ülespoole peab liiku, mitte allapoole. Et sellepärast see tundubki veits kahtlane, aga ma ei tea, mis siin varem tehtud on. Et jah, kuigi kui tal see pole juba enne meid töödanud, ma ei tea, ma ei saa mitte midagi aru, mis siin toimub, igatahes mingi miljon venda on nagu nii kallal käinud. Nii et loodame, et äkki kui ma 115 panen, saab küünla ka segu rikkamaks ja siis on ideaalne. Loodetavasti. Aga praegu hakkas sadama, praegu ma rohkem ei testi, ma teen edasi rieiut, võtan loodetavasti ratta küljes põhja alt ära ja vaatan seda, kas see ujuk on kinni või ole, sest ta lekib ju kütust. Vot, aga jep, teeme siis tööd edasi. No nii, laupäev jälle, ma olen natuke haigeks siin jäänud, aga pole hullu, tööd peab tegema ju. Igatahes, rieiuga, Kümkoga on siis asi niimoodi, et ma testisin selle 115 ära ja see oli natukene suur ikkagi, ta hakkas puterdama, nii et ma panen 110 sisse ja ma äkki lähen täna kuskile, no vaatan, algul ma sõidan siin, teen väikse tiiru, vaatan, kuidas ta enam-vähem töötab ja siis lähen kuskile pikale sirgele, tõmban mingi 10 sekundit täisgaasiga ja siis suretan noo pealt välja kohe, ilma et laseks tal üldse tühikäigul töötada. Suretan välja siiduru alla, jään DRS seisma ja tõmban kohe küünla välja, vaatan, mis värvi see küünal siis on seal täisgaasil. Ja siis ma vaatan. Ma loodan, et see on korras, kui on korras, siis on hästi, kui ei ole, siis vaatame edasi, siis ma ei tea, mis saama hakkab, siis peab mõtlema. Vot, aga praegu ma olen selle rieiuga tegelenud siin, sellel siis on veel, ma ei mäleta jälle ju, mida ma siin rääkinud olen. Sellel käis karpa maha, puhastin karpa täielikult ära, siis panin siin õhufiltril liimisin augud kinni, mis siia puuritud oli. Siin ma tellisin küll uue selle ära, muffi, aga ma panin siis praegu, kuna 2 korda panin selle tihendi silikoniga, see ei jäänud. Ja nüüd on siin elektriteip mitu tiiru ümber. See tundub, et on asja ära ajanud, sest kui nüüd siia breiki peale lasta, siis ta enam ei võta üldse, või noh, pöördid ei tõsta, siit samuti ei tõsta neid, aga kuskilt siit, ma ei tea, lasin peale, siis nagu tõmbas. Aga võis olla ka sellest, et siin on neid kohe augud ja äkki natuke jõudis sinna, ma ei tea. Praegu igatahes ikka sellega tühi käik on kuidagi raske saada. Nüüd ta jääb niimoodi enam-vähem tööle, aga ta ei lase timmida tühi käiku normaalselt. Kui suts liiga palju keerata, siis ta tõmbab ikka kohe ülesse ja niisugust vahepealset endiselt ei ole. Nii et ma ei tea, näpime ja teeme edasi seda, või noh, täna ta läheb sõitu nüüd, sest ta tahab täna sõitma minna ja laupäev on, nagu ma juba ütlesin, ja nagunii seda pole veel, noh, selle ma tellisin all selja ära, nii et järgmine nädal saab, aga seda saab timmida siit tagant ja seda on nii ebamugav teha, teiselt pool on sump, sealt ma ei saa nagunii ja siit siis näpuga pean lapikud kruvikeerad käes hoidma, siis siin kuidagi alt keerama, sest see, mis mul on olemas küll see karpa
timmimissee, mida siis põhimõtteliselt noh, siit see sõidab välja või kui sisse tõmmata, siis ta no ühe käega väga halb näidata, aga noh, nüüd ta on sees ja nüüd saab välja, aga ta on liiga suure diameetriga siit ümbert, et sellest pole kasu selle ratta puhul. Ma ei saa teha sellega, ei lähe sinna vahele normaalselt. Vot, aga praegu sõidab ta täiesti okei. Tõmme ja kõik asjad on olemas, mingi puterdamist kuskil ei ole, lihtsalt tühi käiku paika ei saa. Ja ma ei tea, keeran seda tühikäigu või seda ütleme siis, segukruvi jah, täpselt segukruvi timmin ja timmin, aga ei saa, ei tule seda õiget punkti kätte, et jah, aga saab vaadata, las ta käib, sõitab sellega ära siin nädalavahetuse ja eks ma pean ütlema, et kui nüüd, praegu ta töötab, minul ta töötab, kui ma just sõidust tulen ja seisma, pöördid jäävad ilusti paika, aga vahepeal on see, et kui gaasi anda, siis tõmbad ülesse ja hästi kaua tuled alla, nagu, ma ei tea. Ja sellest segukruvist ka nagu poole pöördekaupa pööran ka, siis nagu midagi erilist vahet ei teki sellega, et miski teema siin on. Karpa on jah, täiesti puhastatud kõik asjad, aga ma ei tea veel, küll saab selle tööle ka, pole hullu. Lihtsalt ongi natuke ebamugav, ma pean võib-olla ise mingi special tool'i tegema sinna, et karpat mugav oleks kruttida, et kas või mingi minipikendus, sest need tavalised pikendused on ka liiga pikad, need lähevad siin alla vastu, et ma tahaks normaalselt seda saada keerata sealt alt, et võib-olla peabki, kui tagasi tuleb seda tegema, et oleks endal mugavam ja kergem timmida. Vot, aga praegu ega rohkem midagi ei olegi, ega ma täna rohkem ei filmi ka, selles mõttes, et Reiu läheb varsti ära nüüd ja siis ma hakkan kümkot tegema, panen sellele 110 sisse ja lähen teil sõita, ma arvan, ma ei viitsi seda filmida ja jah, sest et tahaks sellega korda saada siin nüüd lõpuks, see on liiga kauaks jäänud siia. Sellised lollid asjad nagu, et võib-olla ongi sellel, ma ei tea, ma kardan lihtsalt selle lõpugaasi küünla pärast, et see on liiga lahja segu ja ta hakkab lõhkuma, kuigi, ma ei tea. Ega see, kui ta tulis ja ma ei tea, kus see küünal on, see originaalküünal ka, mis tal oli küljes, see ka väga midagi erilist polnud, suht samasugune nagu praegu, aga ma tahaks paremaks saada. Vot, aga aitab küll lobast. Teeme, eks järgmine kord filmime edasi. Vot, aga davai, tšau siis!